ma sul tänava peal hõlmast kinni võtnud. Oleksid sina minust mööda läinud, nii et pole asi. Oleks jah. Mis pärast siis, Toomas, me oleme ju vanad sõbrad. No vanad sõbrad küll, aga ma arvasin, et sa mu peale kole pahane oled. No, selle rahatoetuse pärast. Toomas, meie tunneme teineteist juba 20 aastat. Kuidas mina saan sinu peale pahane olla? Neid vapse toetasin ma ise ja kogu südamest. Nii et sa oled jälle vaba. Mul on selle üle nii hea meel. Võtame selle peale. Tasa. Toomas. Mis asi? Kes see siis? Toomas. Mina, Kus teie siis tulete? Vabanesin hiljuti vanglast. Anti armu. Sedasi. Oi jah, no mis sa rääkida, ajad on ikka hullud. Mul oli nii jale meel, kui ma lugesin, et sa oled 6 aastat. Naine, mine löö tüdruk maast lahti, las kannab midagi lauale. Ega me ei saa inimest niimoodi seakombel vastu võtta. Aja teda üles. Pole vaja, et tema meie juttu kuulab. Ma lähen toon ise köögist mida. Mine ise. No küll on hea, et te vabaks saite. See oli tõesti üle kohus. Pole midagi. Saingi oma elu natukes üle järele mõelda. Ja mis te siis edasi kavatsete teha? Kuule, lase olla. Teisel inimesel on sellised läbielamised selja taga. Kuule, Herbert, sa olid ju asumisel. Kihnus. Joo! Kuidas seal oli? Kuule, sa andsid mu vapside toetamise eest Kihnu, no. Ja mitte ainult mind, vaid hulga ärimehi, no. Kellel olid valed sõbrad ja mõni muu teine patt hinge peal, eks ole. Kes seal kõik oli? Oksenberg, Einberg, Urla. Minul ka kõik meeles ei ole. Tartus see, Karl Jänes, no. Võta kraad vaiksemaks. Ma olen nagu nii juba vaikne, eks ole. Vaikne, jah. Nii et möödunud aasta märtsis saatis meid Eenpalu sinna Kihnu poole teele, aga meri oli jääsõpno ja me pidime Pärnus ootama. Tead, see Pärnus ootamine kujunes selliseks pummelungiks, mida Eestis varem nähtud ei ole. Kujutad ette, väikeses Pärnu linnakeses sellised kamraadid koos. Ole ometi vaik, mis asja sa pasutad. Isegi Riigikogu on vaikivas olekus. Ja. Kuule jah, äkki sa tahad mind seekord kuhugi kaugemale. Tead, varsti oli Pärnu linn, eks ole, peenviinast tühi nagu Sahara kõrb. Ja see Jänes, kuule, selle mehega tahaks veel kord asumisele minna. Oleksid sa näinud, kuidas ta ühes lokaalis võttis kõige nähes ühest taskust välja peotäie vene kuldrublasid ja ütles, sellega põrutame Kihnust Kuramaale. Ja siis võttis teisest taskust pataka inglise naelu, ütles, sellega sõidame Kuramaalt Londonisse täpselt ja siis kolmandast taskust võttis ta pataka Eesti kroone ja ütles, sellega sõidame tagasi erakondadeta Eestisse. No ole jumala pärast vait. Jah, aga see Pärnu aeg oli vahva. Me võtsime Kihnu kaasa 5 paaditäit, viina ja peeni suupisteid ja Kihnus läks sama hooga edasi. Jah, roosi. Seega mõni asumine. Mõtlen, kui teil oleks viinad ära võetud, vaat siis ma saaks aru. Kas sina tahad, et Eesti helgemad pead ja ninad janusse surevad? Sa mõtled kurgud? Naine, vaata, eks ole nina ja kurk peaosad. Ja kui üks on hästi välja arenenud, siis on ka seda teised organellid. Millal sa tulema said siis? Ei, no mis mind lasti suvel tulema, no teised jäid veel sinna, no eks nende ärid nüüd siis kõrbesid, aga minu omadel hoidis aastakene kenasti silma peal. Ma pean nüüd hakkama minema. Aga kus te lähete? Ma elan ühes kurred barakis. Aga jääge siia, kus see? Ei. Toomas, saad aru, meil on 10 tuba. Vahest ma leian suure vaevaga kusagilt asta üles, eks ole. Muidu jääd siia, mis me kõik selle ruumiga peale hakkame ja jääd siia nii kauaks, kuni endale midagi paremat leiad. No, hea küll. Jälle aitati mu hädast välja. Pole midagi, Toomas. Küll sina ka ükskord meid aitad. Mul kohe on selline tunne sees. No, võtame. Nüüd tuleb õllevabriku direktori ise asja kaema. Oi, ei sugugi. Tema on kah minu juurde.
kuule, Tom, sa teed nalja, sa oled mingi komejandi kinni maksnud. ei, tema juures olen ma korteris. Toomas Ae! Ma tulin seda kraavi kaevamisteraapiat kaema. Vajan hädasti rahunemist. Noh, mis juhtus? Einbund on siseministriks pandud. Vaat mina tean seda venda. Varsti peab iga õhtu palvekirja esitama, et mida homme mõelda või öelda tohib. Kurat, anna labidas siia. Kus, me peame sulle enne ikka ette näitama, mis tegema peab ja kuidas. Hea küll, saame ennem tuttavaks. Herbert, Sammal, Kapo, Roger. mis? Raimund Jaksi. Väga meeldiv. Toomas Rova. Ära narri. Sellest tööst saan mina aru. Tulemus on kohe silmaga näha. Mitte nagu äris või pangas, kus on sul õhtuks peotäis segaseid rehnungeid ja toatäis paha haisu. Võtad pori labida peale, paned kraavipervele, Erk on puhanud ja süda laulab sees. Ei laula ta midagi. Mina eelistan raha. Mis siis viga on? Viga on selles, et töö on raske ja palk väike. Eks pea siis vahepeal pausi. Toho, kui me liiga palju pausi peame, siis ei maksa meile palgapäeval punast krossi mitte keegi. Äkki võtaks korraga vähe rohkem pori labida peale. No siis on vähem vehkida. Siis annad poole päevaga õhtul. Siin on vaja õiget rütmi. Kui prooviks mõlema jalaga labida peale astuda, hammustab ehk juured kergemini läbi. Tule kaeva ise. Mis sa teisi õpetad? No miks kurat, mina ei karda ühtegi tööd. Need käed on sadu ja sadu ülikonde õmmelnud. Aga siis löövad ka kraavi kaevamisele vastu. Nii. Kraavist välja kõik see mees. Kõik asjad peab ikka ise ette näitama. Toomas, ma saan aru, miks sa seda kraavi kaevad. Mul hing lausa laulab sees. No mis ma siis rääkisin? Mehed, mis oleks, kui ma vahest siia tulen? Kui närv õige mustaks läheb. Raha ma ei taha. Laske ainult kraavi kaevata. Mis meil selle vastu saab olla? Mul on teile ainult üks küsimus veel. Kas keegi õlut soovib? Kurat, näe! Raha on siin, minge tooge lähimast poest, mida ise aga tahate. Mina lasen nii kaua hingel laulda. Kurat, kui rääkida ei tohi, siis peaks tohtima vähemalt kaevata.